Kas te kinnitate autoga sõites alati turvavöö, aga bussis? Ja kuidas on lood lemmikloomadega? Kas kassid ja koerad saavad teie autos vabalt ringi liikuda või on nad ikkagi nõuete kohaselt kinnitatud? Tänases Liikleja saates võtame luubi alla sõidukite turvavarustuse ja selle, kuidas peab neid kasutama. Kes autoga sõites äkkpidurdust on tundnud, see teab, kui tähtis roll on turvavööl. Hoidi su istmes kinni, väga hea. Aga turvavöö pole ainus võimalik elupäästja õnnetuste ja avariide korral. Tegelikult on terve rida asju, mis enne liiklusesse asumist peavad olema korrektselt paigas ja kinnitatud. Eks ikka selleks, et me jõuaksime tervetena sihtpunkti. Möödunud aastal läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt kinnitas turvavöö tervelt 99% sõidukijuhtidest. Lastest olid turvavöö või spetsiaalse turvavarustuse abil kinni 96%. Kui turvavöö kasutamine on aastaid püsinud 96–99% juures sõiduauto esiistmel sõitjate seas ja lastel, siis turvavöö kasutamine tagaistmel sõitjate seas on stabiliseerunud viimase 3 aasta võrdluses 88% juures. Ehk siis sõbrad, me saame end parandada. Miks ikkagi inimesed ei taha turvavööd kinnitada? No vot, hea küsimus on ju. Ühelt poolt võib-olla sellistel 40 pluss või rohkem vanematel inimestel puudub see harjumus. Vanasti ta nagu ei olnud nii oluline, nii nõutud või see teadlikkus ei olnud ka nii suur. Ma mõtlen, kas see iseenda peale, kui mina olin noor, mulle ka üldse turvavöö ei meeldinud. Täna ma tean, see on minu jaoks, see on see, mis mind kaitseb. Ma ei sõida enam mitte kunagi ilma turvavööta. Ehk ühelt poolt võib-olla siis see, et vanematel inimestel puudub harjumus, teadlikkus. Busside puhul näiteks mõned mõtlevad, buss on siuke suuresti turvaline, juht on professionaal. No mis muga siin ikka juhtuda saab, on ju? Ja ei pane kinni, aga tegelikult statistika näitab, bussidega juhtub ka õnnetusi. Siis võib-olla takso ka on ju, tuled istud eriti sinna taha. Samamoodi professionaalne juht on ju, et ehk need punktid kõik on need siis, mis need põhilised on, põhjused. Ega see tagaistme turvavöö kinnitamine ikkagi paras murelaps meil ju, ei taheta kinni panna. Ja ka pigem siis võib-olla selline harjumus või siis see, et aga ma olen siin umbes taga kuidagi rohkem kaitstud. Ja turvaline seal juhi selja taga väga-väga vale, sest et vahet ei ole, kas sa istud ees või sa istud taga. Kui see õnnetus juhtub, pauk käib, siis sa lendad sealt. Ja halb võib-olla tagumiste puhul on veel see, et isegi kuna ees on inimesed, kes on ennast ilusti turvavööga kinni pannud, kaitsevad ennast, siis see tagant, see lahtine, selline minusugune naisterahvas linna kiirusel, ma kaalun 3 tonni. Maanteel 6 tonni, sõidan sealt sisse ja meie istmed sellele koormusele vastu ei pea, ehk et ma juba vigastan tegelikult neid inimesi, kes on ennast kaitsnud ja arvavad, et nendega on hästi. Kiirusel 50 kilomeetrit tunnist toimuva kokkupõrke korral paiskub turvavöö või turvaseadmega kinnitamata inimene 30–60 korda oma kehakaalust suurema jõuga kohalt minema. Kinnitamata sõitja võib vastu autosalongi ja autost läbi akna välja lennates saada tõsiseid vigastusi või hukkuda. Aga kuidas siis on õige turvavööd kinnitada? Laulja Keter Jaani ja Transpordiameti ekspert Jaana Okas näitavad ette. Nii, Keter, ole hea, istu autosse ja pane ennast valmis nii, nagu sa tavaliselt lähed autoga sõitma, et mis sa siis teed, kuidas sa turvavöö kinnitad? Mina püüan siis vaadata, millele sa tähelepanu pöörad. Jaa. Turvavöö kinni. Peeglid ka paika, jah? Peeglid ka paika ikka, jah. Ja siis asub. Oled valmis? Mis sa arvad, kuidas sul läheb? Mitte väga hästi, ei ole hästi. Mitte väga hästi. Natukene võiks olla jah paremini, sest et vaata, kui sa praegu vaatad, sul on siin päris palju selliseid kihte all. Ja ka turvavöö on just see, mis peaks sind siis kaitsma juhul, kui midagi juhtub. Ma korraks natuke sikutan sind, tohib? Jah. Oota, nii. Oota, oletame nüüd, et see on nagu siuke jäänud kinni. Ja vaata nüüd, kui ma nüüd pingutan ja toimub kokkupõrge, siis nii palju, kui siin on seda ruumi, nii palju sinu keha lendab. Ehk sa kõigepealt lendad siia vastu, sa saad löögi sellelt turvavöölt. Ja mis siit veel tuleb? Turvapadi, mis siis annab sulle selle vastulöögi, siis sa lendad veel siia taha. Ehk et kõige targem oleks, tee need paar nööpi lahti omal. Või kas oleks üldse parem, kui on... Jaa, kui vähegi võimalik võtta joppe sellest ära, külm aeg on ja meil on paksud riided, et need paksemad asjad sellest ära võtta, auto natuke soojemaks lasta ja kindlasti siis tõsta siit kõik, mis siuke pehme on, vahelt välja, seal nurga saad ka sealt vahelt välja võtta.
Ja isegi siuke nipp on aletama, et kui nüüd on väga-väga külm, siis sa saad ju tegelikult selle siit pealt kinni panna, et oleks soe pärast algust turvavöö vastu keha hästi ära pingutada ja nüüd pinguta ta kõvasti ära, et ta ilusti jookseks siit siis üle puusade, on ju, väga hea. Mitte üle kõhu, siin on kõik sinu pehmed organid, siis ta teeks nendele haiget. Ja nüüd siin, kas sa siit jälgisid ka või jälgid tavaliselt, kui kõrgel see on? Ei ole jälginud. Et kui see nüüd on sul siin väga all niimoodi, siis sa lihtsalt libised sul siit ära ja siin ikkagi ei hoia sind. Ehk et tuleb siis tõsta, nii, ta nüüd sul natukene võiks kergitada. Niimoodi, et on siit üle rangluu, mitte kui üle kaela. Nüüd üks asi veel, kui sa istud tavaliselt niimoodi, siis lähed sõitma, kas sa peatuge ka vaatad, kus see on? Tavaliselt veel, kui taha pinki istutakse. Õigemini ma arvan, ma olen selle kunagi paika pannud, et siis... No aga teiste autodega sõidad ju ka? Jah, küll mitte väga. Pigem mitte. No tavaliselt inimesed sõidavad või aga kui tekib olukord, et siis hästi oluline on ka see peatoe kõrgus, et see peab olema sul vähemalt pealaega tasa või isegi natukene kõrgemal, sest et kui on nüüd eest või tagant kokkupõrge, siis su pea käib on ju jõnks tekivad, oleneb kus poolt siis tuleb, kas kõvasti ette ja siis uuesti taha ja kui nüüd siin mitte midagi sul vastas ei ole, siis sinu kaelalülid ja kõik see saab väga suure vigastuse ja see võib saata sulle üsnagi saatuslikuks, et pealaega tasa, siis on hästi. Keter, turvavöö kinnipanemine on nüüd sul selge, ma saan aru, et Diana õpetas. Jaa, see on selge. Aga ikkagi see turvavöö on ülimalt oluline, et kui mõni võib-olla mõtleb isegi linnaliikluses, et 50 kilomeetrit tunnis või 40 kilomeetrit tunnis, et noh, et tegelikult seda turvavööd pole vaja, on küll vaja, sõbrad. Ja isegi on vaja palju väiksematel kiirustel, et praegu Keter tuleb nüüd siit kallakust alla kõigest 7 kilomeetrit tunnis. Oled valmis? Ei, vist ei ole tegelikult. Aga turvavöö on kinni, on ju? Ja sealt minema siit ei lenda. Nüüd näitame, sõbrad, et milleks see turvavöö on vajalik. Kas võin silmad kinni panna või? Kuidas sul parem on? Okei, no. Ossa poiss! Nii tugev! Ja see on nüüd 7 kilomeetrit tunnis. Mõtle, kui sul see turvavööd poleks praegu olnud. Sa oleks lendad sealt inimestele tuppa lendad läbi teleka praegu. See oli väga tugev. See oli väga tugev. Turvavöö kandmine on vajalik teile endale ja teiste kaasliikete pärast. Ja, kindlasti. Ja ma loodan tõesti, et need ajad on Eestis möödas, kui inimesed turvavööst ei kinnitanud ja tänapäeval ikka inimesed panevad turvavöö kinni ka tagumiselist. Sina paned? Muidugi, alati. Meie katsel oli kiiruseks 7 kilomeetrit tunnis ja see oli juba paras ehmatus. Aga mida suurem kiirus, seda eluohtelikum on olukord. Näiteks, kui te sõidate autoga 50 kilomeetrit tunnis, ja teil pole turvavöö kinnitatud ja toimub äkkpidurdus või liiklusõnnetus, siis on see sama hea, kui te hüppaksite alla kortermaja 4. korruselt. Tõsi, nii see on. Ka bussis on turvavöö kinnitamine kohustuslik. Seda juhul, kui bussis on turvavöö olemas ja siin on see ilusti olemas. Ja mitte ainult see ei ole kohustuslik, vaid see on ka ülimalt soovituslik, sellepärast et kinnitatud turvavöö võib päästa teie ja kaasreisijate elu. Milline on statistika turvavöö kasutamise kohta bussides? No kui numbritesse vaadata, siis saab öelda, et väga kurb, et statistika järgi 45% sõitjatest ainult kasutab turvavööd, ülejäänud seda ei tee. Ja eks seal on erinevad põhjused, et kui kontrollreid oleme teinud, siis inimeste vabandused on olnud see, kas ei teata, et peab kasutama või teine asi unustatakse kasutada. Kas siis peaks olema bussijuht see, kes tuletab meelde või kuidas? No hea oleks, kui bussijuht tuletaks seda meelde, et endalgi elus näide olemas, et kui sõites bussiga, kui bussijuht ütles läbi mikrofoni, et tuleb turvavöö või pange palun turvavöö kinni, siis ka reisijad seda tegid ja seda oli väga hea kuulata. Et see oleks kindlasti üks ennetusmeede läbi, mille seda turvalisust tõsta. Näiteid elust enesest, kui kinnitamata või isegi kinnitatud turvavööga bussireisijad on õnnetuse sattunud? Jah, siin 2019 oli üks õnnetus, kus Tallinnas marsruuttakso tegi järsu pidurduse vahetult enne bussipeatust, kus teine sõiduauto sõitis ette ja inimene tegi umbes 100 meetrit enne bussipeatuse jõudmist turvavöö lahti, et siis liikuda ja selle pidurdamise tagajärjel kukkus väga rängalt ja sai väga tõsiseid vigastusi. Ja teine näide oli siis Rannamaise teel, kus siis liinibuss sõitis tagant otsa veoautole ja vigastada sai 25 inimest, et seal olid osadel olid turvavöö kinni, osadel turvavöö lahti ja võib öelda, et selle turvavöö kinni oli siis need inimesed, kes istusid seal vahetult bussijuhi läheduses, ei saanud vigastada või olid siis vigastused kergemad.
2021. aastal hukkus liikluses kokku 55 inimest, kellest 22 olid autojuhid ja 3 kaassõitjad. Üle 10 hukkunu puhul ei kinnitatud turvavööd. Eelmises niinimetatud eksperimendis näitasime, kuidas turvavööd ja peatuge õigesti kinnitada. Nüüd aga näitame, kui oluline see kõik on, kui auto peaks üle katuse rulluma. Katse juurde minnes on selline asi, et teed kõiki asju minu korralduste peale, selleks, et midagi ei juhtu. Midagi hullu ei tohiks juhtuda, auto pöörleb rahulikult, ei toimu päris liiklusõnnetust, vaid me imiteerime seda. Ja turvavööd ennem lahti ei tee, kui mina luban. Siis on kõik turvaline. Oled valmis? Olen valmis. No nii. Sa võid vahepeal toetada käsi vastu lage, et sul oleks lihtsam ennast hoida see aeg, kui auto üle katuse käib. Olgu. Sellega sa kaitsed ka oma pead. Toeta, käed ülesse. Okei. Ossa. See küll väga tore ei ole. Nii, selleks, et siit autost välja saada, peame me turvavöö vabastama, aga ennem on meil vaja oma pea ära toestada. Selleks võtad siit oma käe, Nii. paned endal pea alla. Nii. Isegi käsivarre. Ja seda sellepärast ja ürita toetada ennast selliselt, et sa ei kukuks turvavööd avades peaga vastu siis auto katust. Nüüd katsu jalad tuua siia esiklaasi peale alla. Sellepärast turvavöö muidu ei avane, kui me ei saa seda turvavöö pinget maha. Meil on jalad vaja tuua alla, niimoodi, ja nüüd lükka pepu üles poole. Nii. Toesta oma pea tugevalt ära ja katsu turvavöö avada. Oi. Ole valmis, et sa võid vajuda alla. Aga mul peab pea nagu siin vastas olema. Mitte pea ei pea vastas olema, et sa ei kukuks, sa pead ise ennast suutma ära toestada. Okei. Ava vöö ja proovi avada. Saad lahti, ei saa? Oota. Lükka peput üles poole jalgadega. Ossa poiss. Just. Nii. Ja nüüd rahulikult proovi ennast turvavööst vabastada. Ja. Keera ennast pigem selja peale ja proovi tulla siia poole välja. Vaata, et pead ära ei löö. Ja. See oli päris õudne. See oli väga õudne. See oli väga õudne sellepärast, et me küll olime ette juba valmistanud ennast, et tuleb selline õnnetus, aga ma mõtlen, et päriselus midagi sellist ei taha, et mitte keegi üldse kogeks, aga juba see, kui sa lähed pea alaspidis, et see tunne on nii raske. Pressib, surub. Väga, jaa. Aga ma toon siia sisse selle, et siin ei toimunud mitte ühtegi lööki. Aga kui päriselus see õnnetus juhtub, siis toimub ka deformatsioon, raputatakse ja need löögid on kordades tugevamad kui siin. Siin ei oli ainult surve, aga seal on löögid. Ja nüüd ongi see olukord, et miks seda teha, miks selle peale mõelda, sellepärast kui meil päriselus selline asi juhtub ja me šokis oleme, siis kui me 1, 2 või 3 korda seda oleme läbi teinud, siis me teame, kuidas käituda. Just, aga elus esimest korda seda tehes on see keeruline. Väga, väga keeruline. Nagu juba varasemalt sai mainitud, siis turvavööga ja korrektselt kinnitamata sõitja võib vastu autosalongi ja autost läbi akna välja lennates saada tõsiseid vigastusi või isegi hukkuda. Ehk siis väga oluline on ka see, kuidas on sõidukis kinnitatud lapsed. Liiklusseadus ütleb meile, et kui last ei saa sõidukis korrektselt kinnitada, siis tuleb ta panna spetsiaalsesse turvaseadmesse. Et väga tihti on siis see probleem, et lastel võib siin turvavöö kaela pealt ja siis tulebki selleks osta spetsiaalne turvaseade. Need on erinevaid, turvahällid, turvaistmed nii selgsõidu suunas kui ka näoga sõidu suunas, siis turvavööistmed, istmekõrgendused, et valikut on lapsevanematel hästi palju. Eelmisel aastal läbi viidud küsitlusuuringu tulemustena selgus, et ainult kahjuks 21% Eesti peredes sõidutab oma last seljaga sõidu suunas, ehk siis oma alla 4-aastast last seljaga sõidu suunas.
ja see protsent on kahjuks väga madal ja see võiks olla kindlasti suurem, seda siis sellepärast, et täiskasvanutena me istume näoga sõidusuunas. Kui nüüd tuleb äkkpidurdus või mõni löök, siis meie pea läheb ettepoole, kohe tahapoole, peatugi meid kaitseb, kui see on ilusasti korrektselt pandud. Lastel on pea väga nõrk ja kael on eriti just väga Nad ei jõua oma pead hoida. Nad ei jõua väga hästi oma pead hoida ja nende pea on proportsionaalselt niivõrd raske võrreldes kogu nende kehaga. Et kui lapsi sõidutatakse rohkem seljaga sõidusuunas, siis sellisel juhul, kui toimub äkkpidurdus või mingi löök, siis laps oma seljaga toetub vastu seljatuge, ehk seda istme seljatuge. Ja see iste võtab väga tugevalt selle löögi oma peale. Marili Vatt on tragi ema ja eeskujulik liikleja. Marilil on 3 last ja ta tegutseb selle nimel, et lapsevanemad oleksid teadlikumad turvavarustuse osas. Mina soovitan lapsevanematel alati enne turvavarustuse ostu tutvuda sellega, et kas see turvavarustus vastab nõuetele esmalt. Kindlasti soovitan mitte osta kasutatud turvavarustust ning ma soovitan tutvuda siis selle kindla mudeli turvatestide tulemustega, et need oleksid läbitud. Mis on ehk suurim viga, mida tehakse? Suurim viga ongi see, et kasutatakse näiteks liiga vanu turvaistmeid, turvahälle ja kõige õigem ei ole ka see, et lapsi tõstetakse liiga vara järgmise astme turvavarustusse. Et näiteks turvahällis tõstetakse juba turvaistmesse laps, kes alles on hakanud istuma ja siis ta võib-olla ka keeratakse juba näoga sõidusuunda, sest sellistel istmetel on see võimalus olemas, et turvahälle nii pöörata ei saa. Ja nüüd head vaatajad, me näitame teile, kuidas on siis õigesti turvaistmes istuda ja meil on pisike modellike ka siin. See on minu tütar Luise, tema on 7-aastane ja tema nüüd näitab, kuidas tema sinna turvaistmesse istub. Nii, palun Luise. Esiteks tuleb jälgida alati, et peatugi oleks õigel kõrgusel, rihmad oleksid õigelt kõrguselt. Rihmad ei tohi tulla selgsõidusuunas asendis, peavad rihmad tulema täpselt õlgade kõrguselt ja võivad tulla natukene altpoolt ka. Et kindlasti õlgadest kõrgemalt ei tohi tulla, temal on nad õigesti. Nii, siis tuleb pingutada rihmad alati altpoolt üle, reita pealt ja siis tõmmata siit ka õlgade pealt pingule. Praegu mahub mul siia natuke liiga palju kätt vahele. See tähendab seda, see on natuke vale? See on natuke liiga palju, et seda võiks natukene veel pingutada. Et kuidas sa ise tunned ennast, on liiga pingul või? Kuidas nüüd on? Nüüd on okei, nüüd mahub 2 ja see on täitsa okei. Ma täitsa nagu surun oma käsi siia vahele. Et tihti tõmmatakse rihmasi liiga vähe pingule ja siis kipuvad lapsed neid käsi siit välja võtma. Luise on pandud ilusti turvaistmesse istuma ja nüüd on järgmise modelli kord. Tema on Jakob ja tema on 2-aastane. Ja temal on nüüd ikkagi ka teistsugune see iste. Temal on teistsugune turvaiste. Tema iste on selline, mis pöörleb, mis on mugav. Seda väga paljud eelistavad, et last on lihtsam sisse panna. Ja sellel on ka selline võimalus, et seda võib keerata ka näoga sõidusuunda. Alates sellest, kui laps on 15 elukuud, aga seda kindlasti ei soovitata. Et pigem sõita seljaga sõidusuunas seni kaua, kuni ta kasvab sellest toolist välja. Jälle rihmad hästi pingule. Et rihmad oleksid hästi kindlalt õla peal on oluline, sest kui nad on õla pealt maas, siis tal on jälle lihtne siit välja pugeda, kes on hästi osavad, panevad käe siit läbi ja nad saavad siit välja. Aga kui see rihm on ilusti õla peal, kaela vastas, siis tal on siit keerulisem välja pugeda. Ja jälle, et rihmad ei läheks lõdvemaks, pärast pingutamist tuleb vaadata, et nad oleksid alt reite pealt ka pingutatud siit alt. Ja jälle siis selle sõrmede test, et väga palju vahele ei mahuks. Tõmbame natuke veel või? Loodetavasti sai meile nüüd kõigile selgemaks, kuidas tuleb lapsi sõidukis korrektselt kinnitada. Aga sõidukis reisivad ka ju natuke teistsugused lapsed, sellised neljajalgsed, karvasemad. Ka nende eest tuleb hoolt kanda. Ka lemmikloomad tuleb sõidukis korrektselt kinnitada. On ju, Vilson? Vilson nõustub. Nii, minul on siis kaasas täna enda õe kass Marsu. Ja kui me tegelikult... Ma käin väga palju rattaga sõitmas ja siis ta ongi mul seljas. Sellise koti sees. Ja samas ka mu koerale väga meeldib niimoodi sõita, et kui me uramegi rattaga mööda linna ringi. Aga... väga hea välja vaadata, on ju? Ja just. Aga kui mul on selline kott, kas sellise kotiga on ka loomal turvaline autos sõita? Et sa tahaksid ta panna nüüd minna näiteks autoga sõitma, panna kui näiteks minna, kotti. No aga teeme proovi. Teeme proovi. Et kui sa paneksid ta praegu istme peale
siit kinni, aga ma juba ise saan vastuse, et sellise seljakotiga ei ole turvaline looma autos transportida, et rattaga on see okei. Aga sedasi autos kindlasti kui sa mitte. praegu teda niimoodi sättid, eks ju, sa ju võid panna, et paned siit ja paned siit. Aga siis peaks justkui... Kui nüüd, isegi kui sa natuke ära pidudena juba kassil on jama, aga kui nüüd toimub see kokkupõrge, siis see kõik lendab siit lihtsalt minema ja mitte midagi seda kiisut sul kinni kahjuks ei pea. Sest et me niimoodi ei sõida. Ma igaks üks ütlen ka kohe ära, et autoga, kui me sõidame, siis meil on alati selline siis transpordipuuri kasutad. Või siis teine variant, näiteks mul on sul näidata siin sellise küll mängukoera peal, ma sain aru, et sul on ka koer. Mul on ka koer, jah. Siis saaks kasutada ka, need on sellised spetsiaalsed transporditraksid, et kui puuri näiteks ei ole, paned selliste traksidega ja see nüüd käib sinna turvavöö kinnitisse, ehk et kui ma panen ta ilusti paned siit selle turvavööga kinni, siis ta on siin paigal, kui midagi juhtub, ta ulatub lendama küll nii palju, on ju. Aga nüüd see on sellisel juhul kõik väga hästi, kui sul keegi seal kõrvale ei istu. Sest et oletame, kui sa nüüd paned oma sõbra või kellegi sinna kõrvale istuma ja tuleb külje kokkupõrge, siis see koer tegelikult lendab talle niimoodi otsa ja vigastab teda. Ehk muutub väga-väga raskeks, meie kehad ju muutuvad palju raskemaks. Kui ta üksi on, siis on kõik väga hästi. Aga kui tegu on suurema koeraga? Sama lugu, aga selles mõttes on ikkagi võib-olla puur on nagu parem. Puur on kõige turvalisem variant ikka. Kõige turvalisem on veel see, kui sa võtad selle puuri või selle suure koera ja veel saad see taha panna, et kui siin on näiteks selline metallist võrk on vahel, see, mis on ainult selline kangast võrk, siis see ei aita, sealt nad kahjuks tulevad läbi. Aga paned sinna taha, paned ilusti kinni, siis on väga turvaline. Kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele kaasliiklejatele. Ärme kihuta ja kasutame siis ikkagi alati ka elupäästvat turvavarustust. Paneme turvavöö kinni nii endal, kaassõitjatel, lastel kui ka lemmikloomadel ja seda ka bussis. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!